Tere hommikust kõigile! Rõõm teid siin näha, huvilisi kohtumas Eesti esimesel tervise heaolu tehnoloogiate kokkusaamispunktis. Nii et meil on lausa festivaliga tegu. Festivali melu on juba käima lükatud, nii et selles mõttes on nimi ennast õigustanud, aga need, kes seal jututavad veel, tulge mõnusasti, võtke istet. Hakkame päevaga pihta. Mina olen Annika Uudelep, täna modereerin seda toredat sündmust ja meil tuleb väga äge päev. Meie päev on täis sisukaid ettekandeid ja ka võimalusi tuttavaks saada nendega, kes on välja mõelnud mingisuguseid tehnoloogilisi lahendusi, et inimestele olla paremini toeks ja abiks just nendel hetkedel, kui nad on võib-olla kõige hapramad, kus neil on kõige rohkem seda abi vaja. Ja teistpidi inimesed, kes töötavad selles sektoris, kes aitavad nii hoolekande valdkonnas või teistes heaolu teenustega seotud valdkondades just neid abivajajaid. Nii et täna on põhiline teid kokku viia ja tekitada siit seoseid, millest sünnib midagi väga ägedat ja väga uut. Aga mis siis meil täna päeval ootamas on? Meil on ootamas ettekanded nii Põhjamaadest, Soomest kui ka Rootsist ja laiemast Põhjamaade praktikast. Meil on ootamas ettekanded sellest, mis on Eesti väljavaated sel teemal ja meil on ka detailsemad töötoad selle kohta, et mida siis päriselt teha ära annab. Aga tänane päev on selline, kus kõigil on võimalus kaasa rääkida. Ja selleks, et see päev mõnusalt käima tõmmata, saame kõigepealt tuttavaks, kes me siin üldse oleme. Me kasutame täna mitmel korral sellist tööriista nagu Slido. Ja kui te lähete siia QR-koodi peale, saate ilusasti telefoniga sellest klõpsu teha, avaneb. Ja kui te selle QR-koodiga ei saa lahti, siis on slido.com ja selline #HT-festival. Sama hästi tuleb lahti. Ja esimene küsimus, kes Slidosse sisse saavad, on kohe see, et saame tuttavaks, millist sektorit sa esindad, mis kingades sa täna siin oled. Ja siis me saame teada, et palju on siin ettevõtjaid, palju on neid, kes pakuvad ise tervise- või sotsiaalteenuseid, kes on maakondlikus organisatsioonis, kes on innovatsiooni või teadusasutuste poole pealt, kes on riigiametnik või siis, kes esindab vanemaealisi või erivajadusega inimesi. Ja lisaks sellele saalitäiele täna siin T1 Venues on meil ka online ülekanne, nii et tervitan siit ka kõiki neid, kes meid jälgivad digikanalite kaudu. Teil on samamoodi võimalik ära markeerida, kust teie olete ja ka seda, et küsida oma küsimusi ettekandjatele. Seda sama Slido keskkonda kasutame ka esinejatele küsimuste saatmiseks. Ja need küsimused, mida teie olete siis tippinud sinna Slido keskkonda, tulevad minule siia, nii et ma saan need siin kenasti kätte. Nii, meil on vastanud juba 94 inimest, aga veel anname mõned sekundid aega, äkki saame 100 täis, kes veel ei ole ennast markeerinud, millist osapoolt tema esindab. Ja nii kaua, kuni me need 100 siin ootame, siis see festival siin täna toob esimest korda kokku riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, tervise- ja sotsiaalteenuste osutajad, tehnoloogiaettevõtted, teadusasutused ja innovatsiooni toepakkujad ja loomulikult ka need, kes on lõppkasutajad, kellele need lahendused suunatud on. Nii et see algatus saab loodetavasti olema esimene start seerias, et neid saab tulevikus olema veel palju rohkem. Nii meil on jõudnud oma kodukoha ära märkida üle 100 inimese ja 28% täna siin osalejatest pakuvad ise tervise- või sotsiaalteenuseid. 19% on riigiasutuste esindajad, 18% maakondliku organisatsiooni või omavalitsuse esindajad, 13% on tehnoloogiaettevõtjad, sama palju
ehk 13% teadus- ja innovatsioonitoe pakkujaid ja 8% on siis esindavad vanemaealise või erivajadusega inimesi. Nii et vaadake, milline tore miks on meil siin täna olemas.